كل كلب بيجي يومه شوية شوية. Iga koer saab oma päeva, oota natuke. See on vana araabia ütlus. Meil läänes on ka üks selline. Mida rohkem asjad muutuvad, seda rohkem nad jäävad samaks. Või kas ikka jäävad? See 19. sajandi prantsuse ajakirjaniku Jean-Baptiste Alphonse Carry tähelepanek, mida sel sajandil kordas ka Bon Jovi oma laulus, näib tabavat viimaste nädalate olemust. Täpsustades ja praegusi sündmusi arvesse võttes, mida rohkem asjad eskaleeruvad, seda enam jäävad need samaks. Peaaegu 2 nädalat on möödunud sellest, kui USA ja Iraan taas vaenutegevust alustasid ning tundub, et tegelikult ei muutu midagi. Aga tegelikkuses püüab kumbki pool lihtsalt näha, kumb suudab kauem vastu pidada. Iraan teab, et neil on selles olukorras nõrgem positsioon, seega kasutavad nad kõiki võimalusi ja sihtmärke, mis neil on, koos oma käsilastega, keda nad saavad kasutada, näiteks ametlikud nagu hutid. Ja siis on veel teised etturid, kelle kaudu nad olukorda manipuleerivad. Ma selgitan seda kohe. Senikaua on üks asi selge. Kuni nafta hind püsib alla $100 barreli kohta, on aeg Ameerika Ühendriikide poolel. Nüüd, kui maailmameistrivõistlused on läbi ja 250. aastapäev samuti, need teemad, mis seni hoidsid Ameerika Ühendriike tagasi, on jäänud vaid üks asi – USA vahevalimised. Senikaua tähendab nafta ekspordi suurenemine, mis väldib Pärsia lahte ja ei pruugi minna läbi Hormuzi väina, et pole vajadust olukorra eskaleerumiseks. Ja kui valimised on möödas, nagu Trump lubas, pääsevad põrguväravad valla Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe ehk IRGC vastu. Endine Iisraeli pantvang Ramon Rimon Kirstub illustreerib olukorda kõige paremini. Vangist vabastamisel nähti teda siin seismas sirgelt ja ütlemas midagi oma vangistajale. Sel nädalal võttis Iisrael ta lõpuks maha. Ja intervjuus avaldas Rimon, mida ta talle sel hetkel ütles. Kulu kälb biji jomuhu šveja. Igal koeral on oma päev. Tasa ja targu. Ja just see ongi praegu strateegia Iraani ja selle käsilaste suhtes. Selle asemel, et korraldada ühekordne suurejooneline rünnak, mis võiks vallandada täiemahulise sõja, on Ameerika Ühendriigid valinud sihitud kurnamisstrateegia, mille eesmärk on tuua Iraan läbirääkimiste laua taha pärast seda, kui tema tugevamad strateegilised ressursid maal ja merel on juba neutraliseeritud. Ameerika Ühendriikide plaan on kasutada ära 60 päevast võimalust akent, et täielikult puhastada Hormuzi väin ja seejärel, olles absoluutse jõupositsioonil, jõuda püsiva kokkuleppeni tuumaküsimuses. Siil, kui Teheran on põlvili surutud, jõuavad kätte tõeliselt karmid tingimused uraani võimekuse lammutamiseks. Kui Iraan ei tule läbirääkimiste laua taha, jätkuvad rünnakud. Vahepeal on üks asi selgeks saanud. See on Ameerika sõda. Nad on alati olnud Iraani ja islamistide sihtmärgiks. Nende silmis on nad suur saatan. Iisrael, väike saatan, seisab lihtsalt islami soovi Lähis-Ida vallutada teel. Nüüd toimubki päris lahing. Iraan on kahjutuks tehtud. Nad jooksevad endiselt ringi nagu marutõbine koer, klähvivad ja ilastavad, olles nüüd kastreeritud ja frustreeritud. Ja Ameerika Ühendriigid ähvardavad vallandada tõelise ohu, kasutada Iisraeli, kui iraanlased end tagasi ei hoia. Siiani pidime end Liibanonis ja Gazas tagasi hoidma ning Iraani osas veel ootama, sest lõpuks on just Ameerika Ühendriigid need, kes otsuseid teevad. Nagu ma ütlesin, kasutab Iraan kõiki oma võimalusi, laseb hutidel ähvardada Punase mere blokeerimisega ja suunab Hezbollah kuidagi takistama võimaliku pingete lahendamise protsessi Liibanonis, õõnestades sel nädalavahetusel algavaid relvitustamispüüdlusi. Ja siis on veel need, keda ma nimetan käsilaseturiteks, nagu J.D. Vance. Ta kukkus läbirääkimistel vastastikuse mõistmise memorandumile täielikult läbi, sest ta uskus Iraani islamiliitlasi, Katari ja Pakistani, ega mõistnud üldse, kuidas islamipettus toimib. Eelmisel nädalal Joe Rogani taskuhäälingus esinedes ei maininud Vance tegelikke probleeme, mis vastastikuse mõistmise memorandumi nurjasid. See ei ole Iraan, kes tingimusi vähendas ja rikkus. See pole isegi see, mida Trump selle kohta ütles. See on, olge valmis, trummipõrin, muidugi juudid. Ta ründas taaskord juute, väites muuhulgas, et tema läbirääkimisi Iraaniga õõnestab Iisraeli rahastatud vandenõu. Vau, kas see pole mitte tema jaoks lihtsalt ideaalne? Aga ma tean täiesti kindlalt, et Iisraeli valitsuses on olnud inimesi, kes üritavad meid sellest poliitikast kõrvale juhtida.
sest nad tahavad jätkata sõjalist kampaaniat. Nende süsteemis on mõned inimesed, kellest me teame täiesti kindlalt, et nad manipuleerivad ja üritavad muuta Ameerika avalikku arvamust, et sõda lõputult jätkuks. Jällegi mitte ühegi konkreetse eesmärgi nimel, vaid lihtsalt lõputult. Teise maailmasõja ajal kasutasid teljeriigid inglise keelt kõnelevaid saatejuhte, et õõnestada liitlaste moraali. Nad pilkasid omaenda riike, võimendasid vaenlase narratiive, paisutasid vaenlase tugevust ning püüdsid kuulajaid veenda, et nende juhid on korrumpeerunud, nende asi on lootusetu ja nende kaotus on vältimatu. Nende saated järgisid alati sama valemit. Teie valitsus valetab teile. Teie juhid on ebakompetentsed. Teie riik on nõrk. Vaenlane on tugev ja õigemeelne. Ainult mina räägin teile tõtt. Nad esitlesid end kui vapraid tõerääkijaid, kuid nende sõnumil oli üks eesmärk: nõrgestada oma rahva meelekindlust ja tugevdada vaenuliku välisriigi positsiooni. Tollal olid selleks Lord HaHa ja Axis Sally. Täna on selleks Tucker Carlson ja Megyn Kelly ning nüüd kahjuks J.D. Vance. Ja kui see olekski ainult see? Nagu ma varem mainisin, see on Ameerika Ühendriikide sõda. Miks siis nii paljud seda nii ei näe? Jah, osaliselt on see tingitud Ameerika Ühendriikide isolatsionistlikest kalduvustest. Aga teiste jaoks on see teadlik katse juhtida tähelepanu kõrvale lääne tegelikelt ohuallikatelt. Üks probleemidest, mis meil on poliitilise arutelu lihtsustamine kõigil teemadel. Mitte ainult marksismi teadliku poliitilise käsiraamatu kaudu, mis keskendub loosungitele, et lihtsustada põhjuseid emotsioonide esilekutsumise kaudu, vaid ka lääne kultuuri olemuse tõttu. Üks asi on siiski see, kui seda teevad üksikisikud või isegi meedia. Aga kui meie poliitikuid koolitatakse keerulisi küsimusi liigselt lihtsustama, on ühiskonnal probleem. Erinevalt Euroopa reaalpoliitika traditsioonist, mis tunnistab avalikult küünilisust ja keerukust, kipub Ameerika mõtteviis rahvusvahelisi asju lihtsustama moraalseks draamaks, kus vastamisi on hea ja kuri. Ja kui tegelased sellesse stsenaariumisse täpselt ei sobitu, jäetakse need osad, mis ei sobi, lihtsalt tähelepanuta. See on see, mida mina nimetan diplomaatia hollywoodistamiseks. Nii lääne juhid ja meedia küsimustele tegelikult lähenevad. See kehtib eriti siis, kui käsitletakse Lähis-Ida keerukust. Nii juhtubki, et lääs tõlgendab Lähis-Ida olukorda ikka ja jälle valesti. Meedia on oma olemuselt pealiskaudne. Sotsiaalplatvormid teevad selle olukorra veelgi hullemaks. Algoritmid premeerivad emotsionaalselt mõjuvat sisu, mitte konteksti ega ajalugu. Kui 30-sekundiline klipp jõuab rohkemate inimesteni kui hästi informeeritud raport, saavad julmad juhid end üleöö ümber kujundada lihtsalt riietust muutes või habet piirates ning harjutades mõnda läänele sobivat retoorilist lauset. Oleme seda varemgi näinud. Yasser Arafat on klassikaline näide. Pärast Oslot pandi talle selga ülikond. Ta seisis Valge Maja murul ja talle anti isegi Nobeli auhind, samal ajal kui ta jätkas kulisside taga terrori rahastamist ja sellele kaasa aitamist. Tema araabiakeelsed kõned tegid selgeks, et Oslo oli ajutine taktika. Aga lääs eiras seda, sest see ei sobinud moraalse narratiiviga, mida ta soovis. Ja me näeme sama mustrit täna Al-Jolani puhul, endise Al-Qaeda komandari puhul Süürias. Ta vahetas vormiriided rätsepa ülikondade vastu, andis intervjuusid Ameerika meediale, mängis korvpalli ning äkitselt turustatakse teda kui pragmaatilist alternatiivi. Tema ideoloogia pole muutunud on vaid tema kuvand. Kui lääne diskursus taandab kõik tugevaks ja nõrgaks, kujutatakse Iisraeli suveräänset riiki kaasaegse armeega automaatselt pahalasena, sõltumata tema tegelikust käitumisest või pingutustest kokkulepete saavutamiseks. Samal ajal suhtutakse rühmadesse nagu Hamas, Palestiina omavalitsus või džihadistlikud fraktsioonid lõputu leplikkusega, kuna neid nähakse nõrgema poolena. Raketirünnakud, õhutamine, terrori rahastamine, poliitiline kompromissitus, kõik see kas kustutatakse või vabandatakse välja kui reaktsioon okupatsioonile. Tulemuseks on moraalne moonutus. Iisraeli hinnatakse võimatute standardite järgi, mida üheltki teiselt demokraatialt ei oodataks enesekaitses. Samal ajal, kui türannid ja terroristid saavad vabad käed niipea, kui nad esitavad ohvri kuvandi. Lähis-Ida ei ole Hollywoodi film ja selle surumine Hollywoodi narratiivi on ohtlik iisraellastele, kes maksavad selle eest oma verega. Iisraeli ülesanne ei ole ainult iseennast selgitada. Me peame selle tõe illusiooni purustama. See pole midagi uut.
me olime alati sihtmärgiks, alati ettekäändeks. tegelikult täna me isegi hindame vihkajaid. Me oleme tänulikud kõigile teile, isegi neile idiootidele, kes kommenteerivad kommentaariumis. Aitäh, et tuletate meile meelde, milleks te olete võimelised meie suhtes. Oma mandunud väärtusi, kõike, mida te meie peale projitseerite, tagakiusamist, mida te meie esivanematele põhjustasite, pogromme, väljasaatmisi. Me muutusime siin Iisraelis natuke liiga mugavaks, uskudes valesid, et järeleandmised kurjusele viivad selleni, et meid omaks võetakse. Et te tegelikult tahtsite 2 riigi lahendust, mitte meie hävitamist. Me mäletame, kuidas Donau jõest Atlandi ookeanini meid vihati selle eest, et olime liiga juudilikud, liiga assimileerunud, liiga rikkad või liiga vaesed, liiga iseseisvad, liiga sõltuvad, liiga ükskõik mis, mida meie kohta välja mõelda saab, et teid vihastada. Aga nüüd oleme tagasi Iisraelis ja suudame teha seda, mida juudid 2000 aasta jooksul ei suutnud. Kõik see viib mind 2 juudi kalendri sündmuseni sel nädalal, mis seostuvad meie praeguse reaalsusega. Esiteks, kolmapäeval tähistasime Tisha B'Avi, Aavikuu 9. päeva Heebrea kalendris. Päeva, mil langevad kokku paljud juudi rahva tragöödiad. Kõige olulisemana mõlema templi hävitamine. Aga piibliteadlane Nathaniel Ellison kirjutas hiljuti, et juutide pagenduse tõeline juur ja kõige jõhkramain katse juudi identiteeti kustutada enne kaasaegset ajastut toimus tegelikult 65 aastat pärast teise templi langemist. See juhtus Bar Kokhba ülestõusu ajal, kui juudi rahvas tegi meeleheitliku viimase katse taastada oma iseseisev riik pärast roomlaste poolt teise templi hävitamist 70. aastal meie arvamise järgi. Ka see juhtus sellel kardetud avikuul 9. kuupäeval. Kui see ülestõus ebaõnnestus, ei karistanud Rooma keiser Hadrianus ainult mässulisi. Ta püüdis täielikult kustutada ja hävitada kogu kultuuri ning füüsilise olemasolu. Rooma ajaloolane Cassius Dio kirjutas, et lahingutes tapeti üle 580 000 juudi ning lugematu arv inimesi suri nälja ja haiguste tõttu. See oli jõhkrus, mis ületas isegi templi langemise. Tisha B'Avil langes viimane juutide kants Iisraelimaal tol ajal, Betari linn. Tisha B'Avil kündsid roomlased Jeruusalemma sõna otseses mõttes tolmuks, ehitades varemetele paganliku linna Aelia Capitolina. Ja selleks, et juutide side selle maaga täielikult ununeks, võttis Hadrianus ära nime Juudamaa ja nimetas piirkonna ümber Palestiinaks. 18 aastaks jäi see pealesunnitud nimi püsima. Pagendus algas seetõttu, et üks impeerium püüdis süstemaatiliselt ajalugu ümber kirjutada, loo ühtlustada ja meie rahva identiteedi sellelt maalt kustutada. Aga ajalool on pikk mälu, nagu ka Iisraeli rahval. Peaaegu 2 aastatuhande pärast taastati iidne nimi Iisraeli riigi sünniga. Sest sionism ei ole lihtsalt idee, selle eest tuleb võidelda. Ja see viib meid otse selle nädala Toora lõiguni. See lõik algab ühe kõige südantlõestavama stseeniga piiblis. Mooses palub Jumalat, anudes luba ületada Jordani jõgi. Ta kasutab sõnu, lase mul minna üle, ma palun sind, ja näha head maad. Mooses teadis, et tema ei vii Iisraeli rahvast teotatud maale, kuid tema sügavaim igatsus oli lihtsalt selle maa pinnast puudutada. Kuid kui Mooses vaatab üle selle põlvkonna põhjused, miks sellel põlvkonnal ei lubatud maale siseneda, ilmneb oluline õppetund. Tuntud piibliuurija Rav Uri Sherfki toob välja olulise erinevuse selles, kuidas Mooses ja Kalev ben Jefune reageerisid, kui maakuulajad algselt Iisraeli maa kohta hirmutavate teadetega tagasi tulid. Kalev astus ette tugeva otsusekindlusega ja kuulutas, me peame üles minema ja selle maa vallutama, sest me suudame selle kindlasti alistada. Aga Mooses lähenes teisiti. Ta ütles rahvale, ärge kartke, Jumal võitleb teie eest, just nagu ta tegi Egiptuses. Rav Sherfki esitab üllatava küsimuse. Miks Mooses lubas kohe imesid? Iisraeli maale sisenemine pidi olema üleminek loomulikku ellu. Iisraeli pühadus peab avalduma tavaliste inimlike pingutuste kaudu, mitte üleloomulike sekkumiste kaudu. Imed on tagavaraplaan, kui me oleme liiga nõrgad. Aga Iisraeli maa nõuab, et me seisaksime omal jalal. Kuna Mooses hindas rahvast liiga nõrgaks, et pidada loomulikku sõda, süttis Jumala viha ja see põlvkond ei tohtinud maale siseneda. Rav Uri Sherfki kommentaar paljastab ühe põhjapaneva tõe.
Iisraeli maa ei ole müstiline kingitus, mis oleks imede kaudu taevast alla kukkunud. See on tegelikkus, mis tuleb välja teenida ja mida tuleb hoida inimeste tegude, looduse ja julguse kaudu. Kalevi aktiivset hoiakut vastandades me peame üles minema ja selle vallutama. Moosese jumalikule sekkumisele lootmisega. Jumal võitleb teie eest. Rav Šerfki näitab seda. Juudi rahva lõppeesmärk on astuda välja kõrbeajastu sõltuvusest ja siseneda loomulikku ajastusse, kus võtame vastutuse omaenda saatuse eest. See on sionismi põhituum, täpne vastus Rooma keiser Hadrianuse katsele meid Tisha B'Avil kustutada. Hadrianus uskus, et kündes Jeruusalemma ja muutes selle nime Palestiinaks, suudab ta juutide loo jäädavalt katkestada. 18. sajandi jooksul paguluses nutsime, palvetasime ja ootasime imet. Aga tänapäeva sionism on see hetk, mil juudi rahvas võttis omaks Kaalebi vaimu. Me mõistsime, et Iisraeli maad ei võideta ootamisega, et mered lahkneksid. See saavutatakse siis, kui me ise pingutame selle taastamiseks, ehitamiseks, tõestamaks, et oleme väärilised seda asustama. Oma tegude, oma ohverduste, oma suveräänsuse kaudu. Kui me tõuseme ja võitleme selle eest, oleme me seda väärt. Rahvas, kes otsustab aktiivselt kujundada oma saatust, võidelda oma maa eest ja seista kindlalt ajaloo ees, on rahvas, keda ei saa kunagi kustutada. Mina olen Daniel Seaman, aitäh, et ühinesite minuga siin, GNS TV-s Jeruusalemmas, Iisraelis. Shabbat shalom ja kohtume jälle järgmisel nädalal.